mul on lauale tulnud üks uus projekt, mida ma tahan täna koos teiega analüüsida, kas ta on järjekordne massmarket või kullauk soodsast hinnaklassist. Sõidame me siis mööda Sheikh Zayed Roadi, mis on mitmerealine kiirtee, mis viib linnast kiirelt sisse-välja. Meil on siin vasakut kätt ka metrooliin, mis on juba valmis. Nagu mainisin, see on väga oluline, et see on juba olemas, mitte tulev. Ja me seisamegi selle konkreetse krundi ees downtown Jebel Alis, kuhu tulebki siis see mikrokommuun korteritega, äripindadega ja poepindadega. Vaatame üle, et mis on selle piirkonna ja arenduse perspektiiv, võimalused, hinnad ning strateegia. Tere, kallid Dubai ja Abu Dhabi kinnisvarahuvilised. Viimasel ajal olen teinud palju vloge, rääkinud pigem projektidest, mille hinnad algavad 400 ja 500 000 eurost või rohkemgi. Sest mida kallim on projekt, seda eksklusiivsem on, seda vähem konkurentsi ja seda suurem on hinna kasvupotentsiaal. Mass-market projektides, kus stuudiod algavad 150 000 eurost ja kahetoalised näiteks 250 000 eurost, ei ole nii suurt kasvupotentsiaali, sest tavaliselt need kortermajad asuvad rohkem sisemaal ja sisemaal on maad ehitada juurde, seal ehitab paljud arendajad ja seal on ka suurem konkurents. Aga mul on lauale tulnud üks uus projekt, mida ma tahan täna koos teiega analüüsida, kas ta on järjekordne massmarket või kullauk soodsast hinnaklassist. Ja antud projekti nimi on Road District ja arendajaks Imtiaz, mis asub Jebel Ali downtownis. Ja Jebel Ali on meil täna väga tähtis piirkond, väga mitmel põhjusel. Esiteks on industriaalne piirkond, seal asub Jebel Ali port, seal on väga palju äri- ja laohooneid, kuid sinna tuleb uus Al Maktoum lennujaam, seal areneb kõrval Expo City, kus oli ka 2020 Expo, kus osales ka Eesti paviljon. Sinna tuleb uus teine palm Nakhililt koos väidetava mariinaga ning see piirkond areneb, aga seal ei ole praegu eriti pakkumist. Ja kõik inimesed, kellel hakkab seal olema töökoht või äri, nad tahavad elada selles piirkonnas. Kolmandaks, see maja hakkab asuma juba olemasoleva metroopeatuse kõrval. Ehk te võite istuda metroo peale, sõita Dubai Marinasse, downtowni või isegi lennujaama ja teil ei pea olema selleks oma autot. Kuid vaatame üle, et mis on selle piirkonna ja arenduse perspektiiv, võimalused, hinnad ning strateegia. Nagu ma rääkisin, see piirkond on downtown Jebel Ali ja maja hakkab asuma Life Pharmacy metroo kõrval otse Sheikh Zayed Road kiirte kõrval. Palm Jebel Ali Expo City 10 minutit, Dubai Marine uus lennujaam 15, maksimum 20 minutit, downtown 30–40 minutit ja Abu Dhabi piirini on sõita ainult 40 minutit. Ning maja meil hakkab koosnema 4 kortermajast, eks on minikommuun, mitte üksik maja, seal tuleb väga palju lisasid, mitu basseini, pargiala, äripinnad ja ka kaubanduspinnad. Ning tegemist on Dubai jaoks harulduse stiiliga industriaalstiilis maja, mis on uudne disain Dubai kinnisvaraturule. See on nagu Tallinnas Telliskivi kui Dubais ning maja disain ja nagu näete, mööbel ja sisustus hakkab olema industriaalses stiilis. Ja see maja panebki rõhku rohkem freelanceritele, kus tulevad erinevad kohvikud, coworking space'id, podcast stuudiod. Me rääkisime siis majast, me rääkisime piirkonnast, räägime nüüd arendajast, et mis on Imtiaz. Imtiaz on siis pereettevõtte, arendusettevõte, mis siis ise arendab ja ise ehitab. Neil on väga hea kvaliteet, nad on mitukümmend aastat juba uue turul ehitusettevõttena, arendajana nad on juba üle 10 aasta turul, neil on väga palju valmis projekte, Al-Furjanis, Jumeirah Village Circle'is, Dubai Islandsil sai Beach Walk esimene maja valmis, ehk neil on kogemus nii soodsas hinnaklassis kui ka kallimatel objektidel. Nad annavad kõik korterid üle täissisustusega, ehk te saate korteri üle kogu mööbliga, köök, garderoobid, valgustid, kardinad, pehme mööbel, diivanid, lauad, kõik on hinnas, ehk te ei pea selle peale raha kulutama. Loomulikult Dubais kõik korterid toivad ka parkimiskohaga, ostate kas siis stuudio või kahetoalise korteri, alati on seaduse järgi korteri hinnas ka parkimiskoht. Ning kui me vaatame üldse Jebel Ali piirkonda, siis uusi arendusi on seal väga vähe ja konkurentsi on vähe, kuid nõudlus tekib iga päevaga aina juurde ja juurde. Ning hinnad on väga mõistlikud. Kui me võrdleme näiteks GVC, Jumeirah Village Circle'id, mis on ka magalara, jah, ta on downtownile, marinale palju lähemal. Seal meil
täna uusarendust hinnad algavad näiteks one bedroom ehk kahetoalisele korterile 1,3 miljonist dirhamist. Siin on hinnad alates 1 miljonist dirhamist ehk 30% soodsamad. Ja kui me vaatame, mis tuleb antud majja, siis meil tulevad stuudiod, one bedroom suite korterid, one bedroom tavalised korterid ehk kahetoalised, two bedroom ehk kolmetoalised korterid, kolm bedroom ehk neljatoalised korterid, äripinnad ning kaubanduspinnad. Ja maja planeeritud valmimine on 3 aasta pärast esimese kvartali lõpp 2029 ja makseplaan on väga paindlik ehk 50-50 või 60-40 ehk 40% 3 aastat peale võtmete kättesaamist. Loomulikult post-handover payment plan peale võtmete kättesaamist on nõks kallim, sest arendaja annab teile 3 aastat veel peale võtmete kättesaamist, et maksta viimased 40%, mida te näiteks saate katta üürides selle korteri välja. Ja maja disain hakkab olema täiesti imeline. Imtiaz ehitab täpselt nii, nagu ta lubab ja kõik nende arendused on jõudnud õigeks ajaks valmis, ehk nad ei ole nendega venitanud. Ja kindlasti te tahate teada, millised on seal konkureerivad pakkumised ja konkureerivad pakkumised on meil seal järgmised. Meil on olemas Azizi Arianis, mis on kõrvalkrunt olemas korterid. Maja saab valmis 27 lõpus ehk aasta varem, aga hinnad on täiesti kõrged juba. Stuudiod algavad 975 000 dirhamist ja one bedroom 1,4 miljonist dirhamist. Ja need korterid ei ole täis sisustatud. Imtiaz on ikka mitu klassi kõrgem ja mainekam arendaja kui Azizi. Kes tahab teada Azizi kvaliteedist ja tagasisidest, siis te võite seda guugeldada. Ning meil on olemas ka Elev by DR ja seal on olemas valik viimaseid one bedroom alates 1,6 miljonist dirhamist. Aga Imtiazil need stardivad alates 1,4 ja need on täis sisuga. Ning kui me võtame kaugemad piirkonnad, kus ei ole enam metroopeatus, siis Azizi Rose'is hakkavad stuudiot hinnad 620 000 dirhamist ja one bedroomid 1,1 miljonist. Eks Imtiaze pakkumine on täna väga hästi hinnastatud, sest on nende esimene etapp, et järgmised majad tulevad kindlasti kallimad. Ja täna siis käib eelmüük, ehk kui te tahate sinna majja korteri osta, me peame maksma arendajale ostuhuvi. Ostuhuvi on siis tagastatav deposiit, mis kinnitab meie siis ostusoovi antud majja, siis meid pannakse järjekorda. Ja müügipäeval vastavalt meie järjekorrale me saame valida vabadest korteritest omale meelepärase. Ja kui me valime, siis see ostuhuvi summa muutub nii-öelda broneeringu tasu osaks. Aga kui me midagi ei vali, siis arendaja tagastab meie deposiiti. Ehk riski ei ole, meil on ainult võimalus saadagi valitud korter varem teistest kätte. Ja tavaliselt Imtiaze headel projektidel on olnud ülebroneerimine, mis tähendab seda, et vaba müüki midagi ei jää. Ehk kui teil on mõtteid soovi, tuleb võtta kiiremini ühendus, saame teha videokõne, ma saan teile saata lisinfot ja saate maksta selle tagastatava ostuvi, et me oleks vähemalt järjekorras. See projekt minu hinnangul sobib väga hästi pikaajalisele investorile, kes soovib panustada hinnakasvule väikse eelarve juures ning ka hilisema välja üürimise puhul, sest antud piirkonnas tuleb väga tugev üüriturg ja uusi arendusi ja pakkumist eriti ei ole. Aga lähme nüüd vaatame, kus see projekt täpsemalt asub. Me sõidame nüüd Dubai Marinas sinna ehitusplatsile ja meil näitab Waze 14 minutit Dubai Marinast. Sõidame me siis mööda Sheikh Zayed Roadi, mis on mitmerealine kiirtee, mis viib linnast kiirelt sisse välja. Meil on siin vasakut kätt ka metrooliin, mis on juba valmis. Nagu mainisin, see on väga oluline, et see on juba olemas, mitte tulev. Ja nagu te näete, siin kaardi peal on meil väga palju ärihooneid, laohooneid, mis tulevad uue arenduse lähedusse. Nendel kõikidel inimestel, kes siin töötavad parematel positsioonidel, on vaja läheduses uut ja kvaliteetset elukohta. Siin tuleb Dejari Elevi arendus ja nüüd me jõuame Imtiaze krundile. Ja me seisamegi selle konkreetse krundi ees downtown Jebel Alis, kuhu tulebki siis see mikrokommuun korteritega, äripindadega ja poepindadega. Ja nagu näete, siin on reaalne metroojaam, mis on juba valmis ja toimib. Ja siin on kiire väljapääs otse Sheikh Zayed Roadile, mis viib meid Marinasse või downtown ja lennujaama või siis teisele poole Abu Dhabisse. Näete, reede õhtul 4:30 Dubai Mallini sõidame 27 minutit. Aga nüüd
nüüd räägime siis hinnakasvu potentsiaalist. Mina prognoosin, et antud projekti hinnakasv hakkab olema 7–10% aastas. Ehk 3 aasta jooksul antud projekt tõuseb 21–30%. Ja kui me arvestame seda, et antud projektil on olemas ehituse ajal maksegraafik ja te ei pane kogu summat alla, vaid maksate õpikaupa, siis maja valmimisel 7% hinnakasvu pealt aastas on võimalik müügikasum 203 000 dirhamit ehk IRR ehk oma raha intress aastas on 8–9%. Aga kui hinnakasv on juba 10, siis kasum on üle 320 000 dirhami ja oma kapitali tootlus sisse pandud rahal on 11–13% aastas. Mis siis tähendab seda, et te panete raha sisse, hiljem võtate välja ja saate 11–13% intressi. Eks see on õigem arvutusmeetod, kui arvutada lihtsalt hinnakasvu. Kui me aga müüme antud korteri enne võtmete kättesaamist maha, siis meie oma kapitali tootlus on 2 korda suurem. Ehk meil õnnestub oma raha hinnaks teha 18–20% või siis lausa kuni 25% aastas. Kui aga me kasutame varianti, et me hoiame näiteks antud korterit 3 aastat, üürime välja, antud korteri üür hakkab olema umbes 80 000 aastas, mis on keskmiselt võetud, siis 7% hinnakasvu puhul meil tulevad järgmised numbrid ja oma kapitali tootluseks koos üürikasumiga tuleb kuskil 9–10% aastas ja 10% kasvu puhul 12–13% aastas. Aga variant on võtta ka post-handover payment plan, mida saab 3 aastat maksta peale võtmete kättesaamist ja kui me paneme üürile, siis üürnik saab selle kinni maksta ja vaatame arvutused üle, et 7% kasvu puhul aastas on meil siis indikatiivne IRR 9–10% aastas ja 10% kasvu puhul on 12–14% aastas. Mis siis tähendab seda, et kas võtta post-handover makseplaaniga korteri või mitte, sõltub täiesti teie investeerimise võimalustest, vabast kapitalist ja ka sellest, mida te tahate. Flippimiseks on mõistlikum võtta 50-50 makseplaaniga. Kui te vaatate korterit pikaajalise horisondina ehk vähemalt hoiate 3, veel 4-5 aastat peale võtmete kättesaamist, siis pigem võtaks post-handover makseplaaniga, sest osa sellest korteri post-handoveri makseplaanist maksab teile üürnik kinni. Ning kui te soovite lisaks saada lisainfot või milline strateegia teile sobiks rohkem, siis võtke minuga ühendust. Ja me jõudsime Imtiase kontorisse ja tavaliselt õhtul enne sulgemist siin arendajate kontorites enam rahvast ei ole. Aga nagu näete, kontor on inimesi täis, väga paljud on tulnud uudistada seda projekti, kuigi meil ei ole veel ei korraliku brošüüri, ei korruseplaane, ei makette. Aga inimesed juba maksavad ostuhuvi. Imtias esindaja ütles, et mingil hetkel nad peatavad juba ostuvide vastuvõtmise ja teine etapp tuleb tõenäoliselt 10% kallim kui esimene, sest tehtigi esimene etapp soodsamate hindadega, et äratada inimeste suvi. Ja loomulikult tegemist on alghindadega, ehk kui me maksame ostuhuvi, siis te peate arvestama, et mida kõrgemal korrusel ja mida parema vaatega korter või suurem, seda kõrgem ka hind. Ehk ma alghindadele paneks umbes 10% varu juurde, et mitte panna hindadega puusse. Aga kui te soovite rohkem infot antud projekti kohta, võtke minuga ühendust ja kui teile meeldis see video, pange like, subscribe'ige. Mul tuleb väga palju välja videosid Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara kohta.